no see on oluline, et lastel tekiks üleüldse nagu hea ja mõnus suhe selle toiduga. Et kui vanemad teevad lihtsalt kodus toidu valmis, ütlevad nüüd sööd seda, siis selles laste kokkamisklubis on just tegelikult ju lapsel endal võimalus tulla ja noh, me küll ütleme ette, mida me süüa teeme, aga et laps ise teeb algusest lõpuni ja ta sööb seda palju-palju parema meelega. No, et ta üldse saab mingisuguse kogemuse, et ta saab seda toitu puutuda, ta saab seda, ma ei tea, koorida, hakkida, lõikuda, et ta näeb, milline see tekstuur on, mis lõhnaga see on. Näiteks ma viimases kokkamisklubis üks poiss esimest korda kooris apelsini. Kuigi ta ei olnud enam nii pisike küll. No ja üldse, kui nad ju ei oska seda nugagi hoida käes, et sa lähed ja kohendad sellepärast, et lapsel on nuga teravam vastu sõrme. Et noh, kõige tavalisemad oskused, mis endal olid ju kuidagi emaga koos köögis toimetades nagu nii käpas. Ja mõnipäev ei teegi süüa kodus, võib-olla hetkel. Ostetaksegi poest ainult, et laps ei saagi neid oskusi üldse. Ja tegelikult on hästi sageli on öeldud, et ma tahaks küll süüa teha, mulle meeldib süüa teha, aga et ega ma köögi nagu ei lubata või ei kaasata. Et noh, ma saan aru, kiire on ja tahaks kiiresti ise valmis selle söögi teha, aga tegelikult on nagu lapsel jääb see saamata oskus. Just, ja see on nii äge. Uued maitsed ja kogu see tundmaõppimine ja uued kogemused toiduga. See on kõige olulisem. Kust need kogemused ja maitsekogemused tulevad, siis kust meie see keel siis saab, maitsepangad saavad tuttavaks nende uute maitsetega, kui keegi ei paku. Meie pakume.